Tere jälle kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla ja saadet teen koos kamraadide Kristjan Häteru ja Andres Sokoloviga. Aitäh! Me peab muidugi tunnistama, et meil tänase saate, meil on võib-olla olnud saate tegemise ajaloo või võib-olla kõige šokeerivam päev, et igast asja on juhtunud seoses meie saatega, et alustuseks me isegi Discordis ju kuulutasime välja, et meil pidi tulema üllatuskülaline, et pakkuge välja, kes see on ja näed, Casino Patran juba ütleb kõigile ette ära, et saatekülaline kahjuks ei saanud tulla, sest jäi ikkagi viimasel hetkel haigeks, kuigi me ise muidugi kahtlustame, et ilmselt oli vibra sees, hakkame avalikustama või ei avalikusta, et kes see saatejuht oli, saatekülaline oleks olnud, võib-olla... Ma arvan, et me saame seda äkki kunagi tulevases episoodis nagu uuesti, et äkki me saame ta tagasi, et siis, kui on nii-öelda pinged on raugenud. Kui mees harjub mõttega. Kui mees harjub mõttega, et ta peab olema siin Eesti rahva ees. Krista, kas sinust ka tekkides mingid emotsioone, et külaline ei saanudki täna tulla ja peame jälle siin pastakast imema. Hakkame Eesti-Norra mängust rääkima. No üldiselt oleks halb, aga selle konkreetse külalise puhul ma ei tunne muudust. Aga see ei ole ka ainukene tagasilöök, mitte tagasilöök, vaid siis ütleme ootamatu informatsioon, mis meid täna tabanud on, et ja, kõik saatekuulajad võivad nüüd kõrvad kikki panna, meil on täitsa huvitav infokild teile jagada, et kuna meie Petime saade on nõnda populaarne, võiks isegi öelda polariseeriv, erinevaid emotsioone tekitav saade, siis võib öelda, et lausa skandaalne saade oli meil eelmine episood, siis mitmes episood see meil eelmine oli? 52. 52 ehk 52. episood on siis selline ajalooline episood, mis tõi siin rääkijatele kaasa suures summas kahjunõude. Ehk siis lühidalt öeldes... Ma ei hakka siin loomulikult nimesi nimetama. Lühidalt öeldes siis üks solvunud vaataja tundis, et eelmises saates oli tema isikut kuidagi rünnatud või harvustatud ja ta tundis, et selle eest peaks ta siis esitama meile kahjunõude, et seda oli väga, väga tore lugeda ja äärmiselt meelelahutuslik, aga jah, me loomulikult ei saa seda sisu hakata siin nagu liialt analüüsima, aga näiteks just ühe asja võime võib-olla välja mainida, et oli kurdetud ka seda, et ei ole sellele inimesele antud võimalust nagu enda kaitseks seista. Et ma kasutan siis seda eetriaega ja Andre ja Kristjan, kui te ei pane pahaks, ma räägin meie kõigi eest. Ma kasutan seda eetriaega öelda, et kui meil tulevikus on veel nagu sellised olukordi ja ka see antud olukord täiesti kvalifitseerub selle alla, et kui keegi tunneb, et tal ikkagi tahab enda kaitseks või midagi nagu ikkagi vaatajate ees, kommuuni ees selleks klattida, siis meie saates saab alati tulla külla sellest rääkima. Ehk siis see inimene, keda me ei nimeta siin, võta meiega ühendust ja järgmine saade me leiame sulle siia 4. tooli ja saame ilusti suud puhtaks rääkida. Kristjan, Andre, kas on veel midagi lisada või siia on vist raske midagi lisada? Ei, jah, päris huvitav päev on olnud selles mõttes, et pean tunnistama, et esimene kord minul, et ei oskagi nagu rohkem midagi öelda, et jah, eks siis loodame, et äkki me saame selle... Enda poolt ma võin lihtsalt öelda, et kui ta avalikult ei taha, siis ta võib minuga kuskil kohtuda ja me võime seda omavahel ka arutada, et ma olen avatud. Ühesõnaga, ega siin muud ei ole teha, et me isiklikult rohkem nii kui ta just ise ei soovi see saatesse tulla, siis rohkem meil sellel teemal ilmselt nagu midagi siin rääkida ei ole, et jah, võib-olla isegi saame siin kuskil mingites asutustes seda arutada, et see oleks, mina tervitaks seda kahe käega, see saaks olema üks väga meelelahutuslik asi, aga okei, need jutud sellisteks juttudeks, et ärme võib-olla liiga palju siis tähelepanu sellele anna, kuigi üks asi ma tahtsin ka veel öelda, et ikkagi tundub, et see Brigitte Susanne Hundi influence on ikkagi jõudnud igale poole, et tasub proovida. Kes ei proovi, ütleme, et lihtne on ikkagi see, et kes ei proovi sellega nagu ei, mis see vanasõna on, et kes ei... Ma ei tea. Kes ei ürita, see ei saa või? Aga jah. Ma ei vaadast. Ei, ma olen nõus, et
tänapäeva ajastu lihtsalt on selline ja tuleb ju ka meie nii-öelda kollase ajakirjanduse staaridest nagu õppust võtta, et kuidas asju teha. Muidugi tundub võits ülekohtune selle konkreetse härra suhtes, et tal on ka varasemad kogemused juba enne siin hundi vägitükke, et võib-olla nagu noh, ma ei ütleks, et ta selline kopikätene, et ta on võib-olla pioneer isegi. Aga jäägu siis iga enda otsustada, et kus ja kuidas ja midas, mismoodi ja kuidas. Ühesõnaga, aitab sellest, teeme saadet nagu ikka, nagu iga saade on meil samad jutud. Kuni 18.30 on võimalik osaleda sellises asjas nagu Coolbetime 500 euro loos. Loomulikult Coolbet on siis 500 eurot nagu iga saade välja pand. Selle loosi me teeme siis saate lõpus ja selleks, et selles loosis osaleda, mingi Discordi, leidke üles Coolbetime alarubriik ja siis kuni 18.30 postitage sinna vähemalt üks või tähendab täpselt üks panus Coolbetis koos pildi, ja omapoolse selgitusega. Eelmises saates mainiti ka, et Oskar Over-Under Sprite'i krooksu. Mulliga jooke peaks tõesti vähem jooma, aga no jube maitsvad on. Ja Over jälle hittis. Hitreit on. Kuradi krooksu peti tegemata jälle. Ühesõnaga, ja 2 korda 25 eurot lohutusauhind on ka Coolbet välja andnud. Me küll muidugi Discordis lubasime, et üks lohutusauhind läheb sellele, kes meile saatekülalise ära arvab, aga kuna saatekülalist siiski ei tulnud, siis jätame selle ikkagi, jagame selle siis loosime või jagame siis vanat moodi välja. Aga ega midagi, et inimesed on ilmselt ka Eesti-Norra mängu ootuses. Teeme siis kiire saate, proovime niimoodi, et ikkagi enne kui pall mängu pannakse, siis saame selle loosi tehtud, et inimesed saaksid rahuliku südamega minna siis vaatama. Võib-olla keegi jõuab veel, see ülekanne nii kiiresti käi. Mõtlesin, et ta saab kiiresti veel Norrale 5 sotti rekata. Nii kiiresti käi. Aga jah, ühesõnaga asume asja kallale ja vaatame selle mängule natuke otsa. Tulevased spordisündmused. No nii, aga võtame siis otsid ette, et mis selles Eesti-Norra mängus siis pakutakse. No, Andre, sina oled ju meil see. Mina olen, jah. See meie jalgpalliguru. No nüüd pange. Ma ei tea isegi, kust ma leian sellest jalgpalli enne. Enne kui me konkreetselt selle mängu juurde läheme, siis nagu võib-olla see valikgrupp, ma ei tea, no enne ei saagi kokku võtta võib-olla, kui neid mäng pole mängitud, aga nagu lihtsalt, kui sa vaatad nüüd nagu tagasi sellele mingi hinnang anda. Sellises koolisüsteemi järgi, et... No mis iganes süsteemi järgi sa tahad anda, et kas see oli nagu, kas see oli neutraalne, positiivne, negatiivne, on sul mingi emotsioone? Mis emotsioone seda? Mis siin võib-olla ise, mis seda... Ma arvan, et hinne on selline, no ei tea, 3+, et selles mõttes midagi nagu eneseületust ilmselgelt ei tehtud. Kõik mängud, mida oli võimalik kaotada, selles mõttes kaotati ja need mängud siis, kus me reaalselt mängisime siis enda jaoks kõige olulisemaid mänge, mis olid siis Moldova vastu, siis need me kodus mängisime Viiki, kus me olime suht nagu õnnetud ja võõrsil me suutsime nagu ära võita, et vastased said nagu varase punase kaardi seal. Et reaalsuses oleme ausad, Itaalia, Norra on täiesti mängimatud meie nagu praegusele koondisele. Käisin ise A. Le Coq Arenal, vaatasin, kuidas Eesti oli ikkagi, no reaalselt 90 minutil oli seal isegi pall Norra karistusalas 1-0 kaotas seisus. See oli jah, ütleme, et väga huvitav mäng, aga noh, kui me siin vaatame, et need 2 meeskonda reaalselt on ikkagi kaugel ja Iisraeli vastu see oli nüüd üks need Henni esimestest minu arust valikmängudest, et seal nagu võõrsilt tundus, et me lõime ka suht kiire värava, aga siis lagunesime, et need viimased mängud on pigem allapoole läinud, et pigem on, no vähemalt mul on ikkagi veits selline on see, et midagi nagu erilist korda ei saadetud. Okei, lahe, me jäime nüüd nagu umbes sinna nagu võtsime selle miinimumi ära, aga noh, meil laias laastus midagi erilist nagu ei juhtunud. Kristjan? Mind jätab Eesti jalgpall täiesti külmaks, et ma isegi ei teadnud, et täna mäng on. Ma lihtsalt mingi hetk ma olin nagu kontoris, siis ma vaatasin neid Discordi ja olin jube palju mingi Norra mänguga mingid teemad, kas see mäng on täna, siis vau, oi, et
et siuke mäng on tõesti, et Eesti on alagrupp on Eesti jaoks lõppenud, võiduga Norra sisuliselt kindlustama esikoha ja siis edasipääsu MM-ile, et no ei tea, siin sellist nagu neutraalsele vaatajale tundub väga vähe intriigi, et ja noh, ma ei teagi, nagu mul on ei ole mitte midagi huvitavat Eesti jalgpalli kohta minu jaoks isiklikult nagu selle viimane valiksari toimunud. Aga kui me võtame seda nagu Henni või seda treeneri vahetust, et kas sa nagu seda oskad nagu enda poolt kokku võtta, et nagu pigem kas nagu saab positiivseks seda nimetada, siis no nüüd on ju ikkagi mingi periood antud, millel me saame nagu hinnangut anda enne sellele. Põlvkondade vahetus äkki. Ma nagu veits arvan, et see nagu treenerite nii-öelda roll on nagu overrated. Ikka pigem saame ju tappa omadega kui mingite häberlitega. Ma olen nõus jah, selles mõttes ma olen nõus aga no reaalsus on lihtsalt see, et nagu see kvaliteet puudub ja ükskõik, kui sa paned ka sinna Pep Guardiola, siis noh, need mehed ei hakka ju nagu liikuma niimoodi nagu vaja seal on, et ilmselt nii-öelda Hennil ja ka eelnevatel treeneritel on olnud võib-olla mingid väga head plaanid, kuidas nad tahavad mängida ja tahavad mingi kõrgelt pressida ja tahavad, ma ei tea, lükata ja kõiki nagu umbes väänata seal igat pidi, aga no kahjuks reaalsus on see, et need mehed ei suuda ja meil on võib-olla mingi starting 11-ist või sellised mingi 3-4 meest, kes saavad kuskil mingi Euroopa keskmikus normaalset mänguaega, et ülejäänud on pigem ikkagi koduses liigas või kuskil noh, saavad mingisuguseid prügiminuteid viisakalt öelda. Miks see seis nagu siis nii hull? Kui ma mõtlen seda nagu klubide poolt vaadata, meil pole sihukest asja mitte kunagi olnud, et meil on nagu kahes kõige tugevamas Euroopa sarjas, kaks mängijat Euroopa nagu tippliigades. Sihukest asja ei ole minu teada mitte kunagi Eesti koondisel varem olnud. Ja ometigi nagu, kui me mõtleme siin neid Vassiljevi koondisi asju, me nagu occasionally tegime häid mänge ja ikkagi olime nagu, või see ongi see, et see Euroopa keskmine tase lihtsalt läheb nii suure rongiga eest ära. Üks mees on varumees ja teine mees mängib väga alumise otsa satsis, kus ta peale vigastust on kapten. Ei ole ka enam nagu nii kindel põhimees üldse, mis seisust on peale seda, vist üle poole aastat oli audis, eks ole, et see nagu paberi peal kõlab nagu palju uhkemalt kui reaalsuses, et kui sa võrdled varasem, ütled, et palju parem seis, aga nagu vanasti oli meil ju mängijad, kes olid oma klubide liidrid, kas Vassiljev oli Poola liiga parim mängija. Ma ei usu, et see nagu Bundesliga alumise otsa satsi varumees on parem mängija, kui sellist võrdlust. Või mis sa nagu, sa arvad, et meil on materjali nagu rohkem? Ei, ma ei arva. Ma ei ole nii pädev sellest rääkima. Ma just mõtlen, et kui nagu just need varasematel koondistel, et kas on nagu on? Kui sina Talupaiga oleks peatreener, siis ilmselt saaks. Või teised eestlased. Ja, no see mõttes, et okei, aga nagu isegi nende Vassiljevi aegadel, et on ju... Mis sa selle värava peale mängu üldse ehitad? Nagu minu arust nagu, selles mõttes üks ründaja või maailmaklassi nagu mingi keskväljamees on... No, sa oled mu nõus, et ta mõjutaks, no ta on nagu suurema efektiga väljakul värava vaata. Ja pluss nagu see, kui me nüüd toome nüüd seda Rüütli, toome seda kuldset valiksarja ja meenutame, et siis reaalselt kõik mängisid välismaal, aga ilmselt seal oli, no näiteks Vassiljev, ta mängis küll seal Poolas ja ilmselt tegelikult tal see võib-olla lagi oli nagu väga kõrgem, et mingi hetk isegi ju nii-öelda viidi teda kokku seal mingi Vene nagu tippsatsidega, mis tegelikult tol ajal olid ikkagi reaalselt mingisugused CL-i meeskonnad ja praegu on jah, et mitte siin kedagi nagu välja tuua, aga põhimõtteliselt meil ikkagi mängitakse siin kuskil, võib-olla isegi on nende riikide nagu tippliigades on ju isegi, et siin mingid Norrad ja ma ei tea, Hollandid või Tšehhid, ükskõik, aga pigem on seal alumises otsas kuskil, et see on ikkagi, ma ei tea, kui nüüd see suur upgrade on, et kas sa nüüd siin mängid kuskil, ma ei tea, Eesti põhis või Eesti tähendab liiga tipus või sa võitled kuskil mänguminutite eest mingi, ma ei tea, Bulgaaria mingi viimase koha eest, kus näiteks Igonen mängis, et see on selline veits, et lahe mängib välismaala tegelikult on ju suht mõttetu, et nojah, praegu on taset on nagu ühtlaselt kõrgemaks vaja, ilmselt see on näiteks ka minu kui nagu sellise jalgpallihuvilise nagu, et miks ma tahan nagu Eesti jalgpalliliitu mingit muutust, et siin nagu see Pohlak,
minul ilmselgelt puudub mingisugune arusaam, mis siin mingi tagakulisside taga toimub, aga ju taset reaalselt meil ei ole nii klubidel kui ka koondises ja seal võib-olla, kui toimuks mingi nagu vahetus, siis toimub mingi vahetus äkki, nagu me saaks seal nii-öelda rohkem mängijaid kuskile parematesse klubidesse, et ilmselt noortest juba peab hakkama seal mingi algus, et rääkides noortest, kas nagu vähemalt selles valikgrupis või loeme vahepeal talupoja selle postituse ette, et talupoja kirjutab, olen täpselt samal arvamusel, et kui Vassiljev poleks eestlane olnud, ta oleks võinud vabalt top 5 liigas mängida, põhimõtteliselt Messi NBA hetkel ei toeta seda. No see on nii leierdatud teema, ma arvan, et see, nagu minu arust see on korvpallis ka palju räägitud. See, et keegi on eestlane, see ei mõjuta mitte mingisugust, sellele oma mingisugust rolli, kus ta mängiks. Vassiljev oli Eesti koondises superstaar ja Poola liigas superstaar, sest see on täpselt, tema roll oligi selline, kus ta peab olema otsustaja, kus ta peab olema palli, kus ta peab tegema ja ta ei mänginud tippliigades sellepärast, et nendes liigades oli vaja, keegi ei otsi, saad aru, see on umbes sama, et kui sa oled korvpallis, ma oskan ainult korvpalli analoogiat tuua, et kui sa oled väga hea skoorija, on ju. Aga kaitset ei mängi, sul on mingid teised nõrkused, sa oled mingi 1,80 m pikk, on ju, siis sa võidki olla mingil tasemel väga hea skoor ja väga palju punkte teha, aga sa lihtsalt ei saa mitte kunagi NBA-sse minna, on ju. Et ma arvan, et see Vassiljeviga pädev, et ma arvan, et see jutt ei vasta tõele, et ta oli top 5 liigade mängija. Siuke DJ Shorts. Ei võib-olla kah, aga seal muidugi mängivad ilmselt ka mingid teised nagu rollid, et kuidas sul veits ilmselgelt, ma arvan, et nagu mingid joppamist ja kuidas sa nagu mingi tunned võib-olla inimesi ja kust sa saad nagu. Seal on igast küsimused, lõpuks on see, et Poolast ta ju sai nii kõva raha, et mis teda kõige rohkem viidi Serie A-sse, et see Serie A alumise osa satsid, mis ta olidki nõus maksma umbes sama palju või võib-olla vähem ja Vassiljev ei hakanud nagu riskima nii-öelda ja et ta ju lõpuks teenis hästi. Minu väide on see, et loomulikult mingid connectionid asjad, aga see, et kellegi on Eesti lipp kõrval ei mõjuta turul ju. Ei, muidugi, ma olen nõus, et ma arvan, et see pigem räägime otsidest ka. Kohe räägime otsidest, ma tahtsin ühest asjast enne otsa veel rääkida, et siin sa rääkisid noortest, et kas me vähemalt selles valikgrupis oleme nagu saanud vähemalt nagu või oskad esile tuua mõni mängija, kes on nagu esile tõusnud. Ma nagu ise tahaks välja öelda, et kas või sama Norra mäng, mis me kodus mängisime, jäi ta mulle väga positiivselt silma ja ma arvan, et on üks nimi, kes on positiivselt esile tõstud, on Patrick Kristal, kes siis nagu ongi, siin kuskil keegi kirjutas artikli ka, kus ta meenutagi veits nagu meie kossupoisse ka, kus ta on natuke selline nahaalsust, natuke teeb rahvale, sellist võitluslikkust või kuidagi tema on jätnud hea mulje või see on ka võib-olla natuke ülereageering kahele heale mängu. Ma ise kuulsin, et ta seal mingi Kölni U19 satsis nagu pigem ei saa peale isegi, et nagu mis on ilmselt nagu suurem näitaja või ma ei tea täpselt, et ta mingid mängud on mänginud, ütleme, laias astus ta seal ei ole nagu olnud. Väidetavalt oli seal mingisugune selline täht, et ta nagu ei ole, ta ei astu seal ju esindusklubi nii-öelda meeste nagu jalgade peale tagant, et ta ei ohusta, aga sellises vanus juba nagu võiks mõelda, et nagu meestega mängida, et niikaua kui ta mängib seal kuskil noorteliigas, nagu meil olid siin mingid Jürgensid asjad seal Itaalia noorteliigades, kõvades satsides ja nii edasi. Aga kas ta ei mängi mitte ka Saksamaa 3. liigas? Andres, sa tead äkki paremini öelda? See duubli eest või? Jah. Ta on jah. Ta sai enne koondisesse minekut, sai seal mänguaega ja siis kuna ta läks koondisesse, see oli mingisugune konflikt tekkinud. Jaa, aga see on ikkagi ka jälle, et need midagi liiga nagu stabiilset seal ei ole nagu olnud, et Saksamaa 3. liiga. Ja pluss see liiga, kus ta reaalsus mängib, on vist mingi 6. või 5. või 7. mingi väga nagu taga, et see seal on ikkagi, aga ei, ma muidu olen nõus, et ta on nagu selles mõttes nagu südikas ja tal on mingit nagu iseloomu ja 18-aastane ka selles mõttes alles, et seal ilmselt annab, aga kui me räägime, et sa tahad siin mingi väga kõrgel tasemel nagu läbi lüüa, siis et siin on ilmselt oleks vaja juba vaikselt hakata mänguaega saama nagu ka nagu väga kõrgel tasemel, et kas või isegi neid mingeid prügiminuteid. Aga võtame otsid ette siis. Ega siin ilmselt, Martin vaeb suurele ekraanile, et ega siin midagi ilmselt üllatavat ei ole, et Norra -3,5. Ütleme nii, et kui siin proovime siis teha nii, et nii-öelda mängida recreational palustada, et proovime nagu, teame, et mäng hakkab siin vähem kui tunni pärast ja proovime nagu siis leiutada endale nagu mängu kõrvale ühe panuse, et Andre? Minu esimene reaktsioon oli muidugi see, et kui ma mõtlen mingit peasootseini, siis ma umbes mõtlesingi, et äkki võiks mingi 3,5 olla, 3,75, mis ta umbes see händikas on. Ma arvan, et nagu hind selles mõttes on suht fine, aga ma pigem kaldun Norra
Handikal, et ikkagi, kui ma vaatan nüüd Eesti koosseisu ka, siis Käit ma vaatan ka on puudu, kes on tegelikult ikkagi Käit ja Baskotši siis mõlemad. Et nad on ikkagi, no Käit selgelt on keskväljal Eesti nagu nii-öelda liider seal rollis ja mul on nagu raske näha, et kui ma toon nüüd võrdluseks võõrsil mängu, kus me Itaalia vastu mängisime, siis me hoidsime seal 0-0 poolaega, aga minu arust palli valdamine oli mingi 80 prossu Itaaliale ja meil oli mingi mängu lõpuks 0,00 XG ja no meid ikkagi nagu lükati ja tõmmati nagu nii nagu kohutavalt ja noh, lõpuks tuli viiekas ja siis ka see mäng Moldova vastu oli suht õnnetu, kui ma vaatan, kuidas Norra pani Moldoval 11 vist, nad panivad Iisraelile 5 ja nad panid Itaaliale 3, siis see on nagu ikkagi väga hirmuäratav, et kui nad, minu teada on ainuke küsimus, mis siin nagu praegu vajab vastamist, on see, et kas Norra võtab mingi hetk nagu käigu välja, et kui nad siin panevad nagu ikkagi niimoodi, tahavad nagu lüüa, siis no me räägime siin ikkagi, et siin nagu tuleb, et hakkab sisse nagu. See on nagu see, et nemad kindlasti täna võitu vaja on ju, lähevad motiveeritud. Ja Eestil kaks tähtsat puudujat ja pluss siis ma ei tea, ma ei usu, et see on päris asi, aga mingi loogika peas nagu ütleb, et võib-olla nagu see auasi ka, et siin on erinevatele tiimidele värav täis löödud, aga Eestile löödi A Le Coq'il ainult üks, ma ei tea, kas sihuke asi võib ka mõjutada, aga ma eeldan, et profisportlane pigem, et siin nad lähenevad nagu samamoodi mängule, aga pigem ma nagu mõtlen, et Eesti ilmselt ei mängi nagu mitte millegi peale ja siin võib-olla nagu mõeldakse ka, et mängijad ilmselgelt saavad aru, et on väga suur nagu katsumus ja vast ei olda nagu liiga kurvad, et kui. Nii, kui sa peaksid mingi beti tegema, siis on Norra -3. Pigem ma arvan, et jah, et ma läheksin nagu Norra Handikale ja siin tegelikult mulle üks panus ka nüüd veits nagu meeldis, mis seal meil. Kristjani panus ära või? Ei. Üks panus, mis ka. Kuulbetimes oli või? Jaa. See, kui keegi pani Norra peale 1-2 Sootsiga või? Ei, Haaland sööt oli mingi 3 Sootsiga, et mõtlen, et kui siin mingi 5+ väravat või tulla, siis miks mitte, vaata, et muidu tema goal scorer odds oli 1.17, 3.65, on isegi 1.14, see on nagu, no ma pole ammu nagu nii madalat nagu näinud. Huvitav, kas Haaland äkki saab puhkust? No teoorias on neil nii-öelda Itaaliaga mäng ees, muidugi neil on see, et nad on 3 punktiga ees, eks ole, Itaalia mängib Moldovaga, kus on ka võit põhimõtteliselt nii-öelda käes ja neil on vist väravate vahe äkki mingi +18 või +16. No seal on vaja ikkagi lüüa korralikult. No kui Itaalia just täna ei löö Moldovale mingi 10, et mida vaevalt juhtub, et siis on Norral sisuliselt võiduga nagu ikkagi ka nagu edasipääs kindel, et mis sa arvad, kas äkki see Haaland nüüd puhkust saada? Või pigem on ikkagi see, et kodus mängivad nii vähe, saavad MM-i. Kodumäng on ka vähe, kodupubliku ees. Saavad, aga ma ise mõtlesin, et kui see poolega näiteks mingi 5-0. No siis jah, ma pigem arvan küll. Või ütleme 3-0 on poolega ja teise poole, no mis iganes, ütleme, et vähemalt 3 võivad. Et äkki Haaland võetakse seal mingi 55-60 välja või sa pigem ei näe seda, et parima. Eks ilmselt oleneb ka nagu, mis see mängija nagu ise tahab, et siin on nagu raske, et kui mängija ikkagi ütleb, et ta tahab mängida ja või ilmselt tal on endal ka nagu fun seal, kui ta saab väravaid lüüa. Haalandil vist on, ma ei tea, kas tal on mingi valiksarjade rekord ja no ta on ikkagi löönud kõvasti. Plus tal on, ma ilmselt on see mees, kes võib kunagi ilmselt Ronaldo rekordid üle lüüa koondisest, et tal on ikka no selles mõttes, kui sa tõid selle Haalandi väravasööta, no võib-olla see on sama mure, mis sa tõstatasid, on nagu Sorlotiga ka, et minul, kui pidin beti valima, ma siin natuke kooskõlastasin ka, et endale ka silma ja küsisin üle tähtsatelt härradelt, kes jalgpalli rohkem mõistavad, et siis ütlesid, et 3 Sootsiga, et Kuulbetis vist küll 2,9 on ka just väravasööt ja turul, kui sa leiad Kristjan üles. Et Sorloti ootus, no see on ilmselt sarnane ängel natukene kuigi seal on jah, ühesõnaga Sorlot 2,9 Andre. Ja ei, ma arvan, et see on nagu okei, et kui me siin eeldame, et nad ikkagi 5 tükki löövad, siis kellelegi need peavad need söödud ka minema ja ma veits nagu ka arvan, et see tuleb nagu selline mäng, kus Haaland ei ole väga mees, kes söödaks, on. Ei, nojah, aga seal ma arvan, et veits on ka see. Ma võtsingi Sorloti. See mäng. Tema söödab Haalandile. See mäng on ilmselt veits selline, et nad nagu Eesti on mingi väga nagu sügavas plokis mängib ja seal nagu sa mingi ilmselt taotakse neid krosse kõvasti ja lühikse nagu ala peal väga lähedale söötud seal
seal võib juhtuda asju selles mõttes, et mingid suvalised nagu reboundid, põrked, kellelegi lihtsalt kukub see pall ette, kui seal on mingi 5 mängu nagu kastis. See ei ole assist, kui Haaland ju näiteks tõrjest lüüakse reboundist ära või see ei lähe. Ei, fantasy'sse läheb jah. See nagu päris elus ei ole. Minu teada mitte. Selles mõttes need reboundid nagu ei pruugi Haalandile, aga jah, ma saan aru. Siin vahepeal on muidugi line-up ka välja tulnud, et Eestil Kristal siis jääb pingile siiski. Line-up Hein, väravas Peetson, Kuusk, Mets, Larsen, Palumets, Soomets, Saarma, Shane, Sinjavski ja Sapinen. Väga siuke metsateemaline koostis. Soomets, Kuusk, Mets, veel üks Mets, Palumets. Kuusk, Mets, jah. Hein. Meil on, kes meil veel puud on? No pingil on Tamm. Oleks Mattis Tamm on ka veel pingilt. Sapineni oleks Tamme vastu arvad, kohe seda pikka ette. Tugev kaitsetamm sinna alla. On mõni üllatus selline vastus? Ma ausalt öeldes ka pole nagu nii kursis olnud, et Henn on suht palju nagu roteerinud. Ja päris kirjudanud. Suht raske on nagu olnud ette prediktida, et kes siin nagu peale saab, et mul ausalt öeldes on ka suht... Ta kes on rünnis alustas Sapinen? Sapinen, jah. Just. No jah, ma ise nägin ainult seda, et 0-0 on 150 odds, et ma lihtsalt ütlen, see argument on see, et sa alustad kohe võitvast positsioonist. Põhimõtteliselt, kui mäng hakkab, sul on 150 odds ja iga sekund, mis nagu edasi tiksub. Closing läheb välja. Ja sul põhimõtteliselt on closing, see odds läheb kogu aeg madalamaks. Odds läheb kogu aeg madalamaks. Kusjuures ma nägin seda ka vist, kui sa lähed üles ja võtad need vead. Kui tihti 150 odds jääb palju? Ei, kusjuures ma ütlen, see 0-0, 150, see ei ole nagu... No ma arvan, et see on väga halb. Arvad, see on väga halb. See on väga halb. Ei arva. Ma arvan, et mis otsiga saaks nõustada panustada? Ma arvan, et seal on see, et nad nagu käpivad seda ülemist otsi, et tegelikult seal on nagu mingi päris suur vahe. Ei, true probabilities kindlasti ja loomulikult see kuskil mudelisse tuleb sinna mingi süke, et olekski seal 1000-ga ja see on käpitud ots, aga ikkagi 150, sa mõtled Eesti koondis, kui on mängid viimane kord. Kodus oleks võinud 0-0 jääda. Ja ei, mõtlegi 150 mängu nüüd Eesti mängib väga... Sulle väga meeldib see. Ei, mulle väga meeldib see, jah. Ma ütlen, pange kohe 150, 0-0. Aga mine korra see vead. Kas sinu trall läheb, paneb 20 peale kohe? Jaa, mine korra see vead palun üleval. Mulle tegelikult üks asi meeldis seal. Seal on juba paremalt alt. Kuule, kas see on korreleitad 0-0-iga, siis panes BetBuilderisse ära? See Eesti vigade arv 1,5 mulle... Ma olen kunagi tegelikult... 1,5. Keegi pani sama... 11,5. Keegi kunagi pani selle siia... Discordi ka selles Betime rubriik ja kunagi ma siis rääkisin ühe nii-öelda, või see oli mingi rääkisin ühe kunagise Eesti koondislasega ja siis Gert Kammas on ka seda öelnud, et sellisel tasemel need mehed on nagu nii kiired, et sa isegi ei jõua nagu viga teha ja see on nagu päris asi, et sa nagu, isegi kui sa tahaks nagu jõuda sinna, seda meest nagu ei ole seal enam, et äkki see Ander siis on ka selline nagu huvitav, et ja eestlane teada-tuntult ilmselt ei lähe ka nagu lõhkuma seal niisama, et eks me nagu kannatame tublisti ja noh, niimoodi on. Okei. Ühesõnaga, siis praegu on siin väike konflikt, et kas seis jääb 0-0 või no... Ei, ma laias saatus olen nõus sellega, et Norral on see nagu hea spot neil, et ise nad siin avalikult minu arust rääkisid, ma täna vist lugesin Norra uudiseid, et mäng Eesti vastu oli nagu, nad ütlesid katastroof, nagu, et väga halb mäng, kindlasti nad tahavad nagu rehabiliteerida, panna põhimõtteliselt selle MM-pileti endale kotti, mis on nende jaoks ülisuur asi ja põhimõtteliselt laias laastus on neil ka Ödegard vist on puudu. Ödegard on puudu, aga nagu muidu on neil jah, nii-öelda oma tippsats koos. Lugesin ka mingit artiklit, et Jordan Arne Riis ütles, et nad lähevad ikkagi nagu tampima nagu eestlasi ka veits, et noh, seal on, mul on tunne, et see kajastab nagu hambast veits verel, et häälestus on varem okseina. Mis ennem lugesid ette pannad siin Moldovale ja Iisraelile panid, et see, kui sa 10 ikkagi tahad, nagu seal ei ole see, vaata, et treener ütleb mingi poisid tõmbab käigu välja. Aga sul ei ole, et see Norra -3,5, et see on 1,74, et pole väga seksikas oots, et võtame siis juba 4,5. Ei no kui sa tahad, sa võid ju siin muidugi panna, et mingi, mis need kõrgemad handicapid. Me olemegi juba Kuulbeti rubriigis. Ei, me hüppame varsti üle. Ilmselt sellistes mängudes võib-olla need mudelid nagu ei... Paneme. Mis on nüüd? Ma nagu julgen väita, et sellistes mängudes need mudelid nagu võib-olla seda variatsiooni nagu nii hästi ei võta nagu arvesse, et see top end võib olla nagu tõenäolisem, kui sa tegelikult nagu
tava selles ma kalkulatsioonis. tahtsin seda kalkulatsiooni jõuda ka seda, et mitte ma arvaks, et see praegu case on, aga me siin rääkisime sellest, kuidas Norra -3,5 tundub hea, aga samas, kuidas see 150 ootus 0-0 tundub ka hea. Ja see ei ole ju tegelikult, see ei ole nagu üldse, ma ei ütle, et see praegu täna on case, aga see ei ole ju tegelikult absoluutselt võimatu. See ei ole üksteist välistatud. Jah, see ei ole võimatu, et samal ajal on pluss CV -3,5 ja 0-0 X-Act score. Et mõlemad võita ei saa, aga nad võivad eraldiseisvalt olla head panused. See on just siis, kui see ongi see, millest sa räägid, et see high-end variatsioon, mudel võib-olla ei handli ära seda, et see variatsioon ongi see, et võib hakata tulema või siis see, et üks pool kannatab. Pluss Haaland muidugi ei tundu ka selline vend, kes oleks mingi, et ma mingi tahaks puhata. Mis silm seal Norras on? Ja kas ilm mõjutab ka koefitsiente? Jalka, no ja ilmselt küll. Ma mõtlen, et talvel seal Norras võib olla lihtsalt mingi tuuline ja värk. No ideaaltingimused üldiselt on head. 3 kraadi on Oslos, kui mäng toimub Oslos. Pigem halb. Mingi tuuline ei ole. No seal staadion ilmselt hoiab, pluss ma eeldan, et neil on see muru kvaliteet ja asjad ka seal paigas ikkagi. 3 meetrit sekundis. No see ei ole midagi põhimõtteliselt. Tundub, jah, ilmselt Norrakate jaoks väga okei. Tahaks seal võib-olla enne mängu vaatad ka palju seal nagu staadionil mingi rahvast on ja kui seal on ikkagi normaalselt ja ilmselt nad kütavad üles ennast ja lähevad taguma. Mul hakkab muidugi limiit täis saama jalgpallist rääkima. Ja ma just tahtsin öelda, et enne lõpetame selle asja ära. Ma lihtsalt enne tahtsin näha, et me iga kord minu arust, kui me Eesti jalgpallist räägime, siis me ikka naljaviluks vaatame üle, et need Eesti skoorijate otsid ka, et millise lotopiletiga oleks võimalik. No täna vaatame. Esimene väravalööja tahaks panna Sappinen. Kui mina nüüd paneksin... Sulle muidugi meeldib, et Haaland läheb peaga oli 3.75. Ma lihtsalt õppisin vahele. Kes ütleb Haaland peaga 3.75? Aga noh, sa ei tead ju, et seal on ikkagi Karol Mets vastas, et see on keeruline. Tippliiga mees. Ühesõnaga see, et Haaland skoorib kübaratrikki 3-4 on nagu suurem tõenäosus kui see, et Haaland läheb peaga nurgalõigust ära. Tundub tõesti vale. No järelikult on mingi statistikat, ta väga ei löö peaga, et ta ilmselt võtab jalga ja lükkab koksab ära, lihtne. Okei. Me näeme laivis, kuidas läks Wolfe Miller, David Möller. Ja Sappinen joots paranes, kas sa ei näinud? Paranes 7-5-le. Veel halvemaks. No tundub päris halb. Ei kujuta ette. 7,5 Sappinen, Tamm 9. Tamm pingilt. See on Aleks mõttes Tamm. See on Tamm, jah. Ma jäin korra mõtlema, et see meie... Joonas Tamm või? Joonas Tamm, jah. Aga davai, liigume edasi. Kas te tahate rääkida mingist spordist veel või me teeme juba Kuulbetis panused? Lähme, teeme panused. Siis saame seal rääkida. Okay. Meil on nüüd see, meil ei ole väga palju aega. Ja siin on lootust, et me saame ikkagi kõik inimesed lasta telekat. Jah. Praktiline panustamine. No nii, aga siis teeme Kuulbetis praktilised panused, aga ma pakun välja, et jätame selle Eesti-Norra mängu siis rahule, et sellest me juba rääkisime. Ja. Et oleks teisi teemasid ka, siis võtame mingid teised panused. Kes tahab alustada? Kristjan, ma annan sulle võimalus alustada. Okay. Kui sa soovid seda. Mul on nii-öelda... Näete, kui see eelmine nädal läks, me seda ei vaadake. Sinu petid võitsid, Oskar, meie petid kaotasid. Nii oli. Minu pett kaotas poole jardiga. Mul oli endal hiljem tuli välja, et mul oli sama pett. Mul oli 26, 27. Seal muidu ta ju isegi rannis, tal oli nagu üritus peale seda, kui tal oli täpselt 26, aga mees jooksis seina. Keegi isegi küsis, kuidas läks. No 2 kaotas ja 2 võitis laias laastus. Jimmy Butler võitis, Spears kaotas poole jardiga, nagu Andre mainis. Pariis ei saanud Milanole vastu. Ja Panchero tegi alla 24. Oskar tassib, see on muidugi asi, mida ma ei oodanud, et ma peaks kunagi aga võimalus rehabiliteerida ennast. Kuidas sa seda võimalus? Profi 2 päevad harjutama. No ma isegi selles mõttes ma läksin nii ära, et ma ütlesin, et küsisin täna sõbra käest, kes on ütleme siis, et professionaalne spordipanustaja juba pikki aastaid ja ta tegeleb. See näitab, kui meeleheitel sa oled. Selga on täitsa vastu seina. Ühe panuse välja täna ja ta ütles, et Louisiana Monroe Warhawks kuni +8 on hea. Võib-olla siis valgusta ka, et see on NCAA korvpall, ma saan aru. Ja vabandust, jah, see on NCAA korvpall, et mis muud?
näete siin neid kirjusid USA nimesid. Kas te teate mõnda muud Louisiana, Monroe, Warhawksi võistkonda, kes võiks... Lacrosse'i tiim. Kes võiks 9,5 liini ära kaverda. Kelle vastu nad mängivad? Ma teen siis väikse sükse... Ma panen Moneyline'ile ka 25. No pane. Ja muidugi, see on teada. Mul ikkagi alati see, et mul nagu see ahnus... Ja, see on... Pluss sa võtad selle Moneyline'i ja sa paned paar väikest tootsi veel juurde, et oleks eriti magus. Või see on ainult minu teema? Norra või? Ja, Norra, jah. Holland kübar. Kas sa suudad mõne Louisiana mängija öelda või? Ütle, proovi mingi perekonna nimi ja siis vaatame, kas läheb nagu täppi. No ilmselt Brown on. Ei, mitte Louisiana, kelle üle sa panustasid, mul läks meelest ära. No Johnson, aga mis see tiimi nimi oli? Louisiana, Monroe, Warhawks. Louisiana... Harrison, Richardson. Monroe... Warhawks, okei, võib-olla me raiskame aega siin. Oskar ei oska isegi kirjutada, me oleme nii... Kristjan on täitsa meeleid. Ma ütlen, et sa ütlesid Johnson, Lewis ütlesid või? Kusjuures seal on Christian Lewis. Sa oleks võinud Lewis öelda. Aga ühtegi Johnsonit seal ei ole. See on Alex Muitav kirjapilt on seal Kristjanil. On ju, jah, Christian. Ühesõnaga ei saanud ühtegi nime tipp-täppi, aga kui sa juba siin NCA... Nad on ka Kristjanite vastu mängivad. No siin Ma olen reetnud teisi Kristjaneid. Siin saad küll jooned paigas olla. Aga ei, kuule, kui sa juba tegid NCA panuse ja NCA korvpalli me pole vist tükk aega üldse puudutanud ja sa siin selle panuse tegid, siis võib-olla räägime põgusalt. Ma arvan, et eestlastele tegelikult on ju ka kosuulistel päris põnev on olnud jälgida, võib-olla mitte just nende tiimide käekäiku, aga meil on oma poisid seal, ütleme, et 3 mängijad mängivad ikkagi kõrgel tasemel. Stefan Vaaks Providence'is, Kergriisa Cincinnati's ja eriti kõrgel tasemel siis North Carolina, kes on siis üleriigiliselt tugevuselt 18 klubi. Kas mängib veel, keegi veel? Kaspar Sepp mängib, Karl-Markus Poom mängib ja sellega vist asjad piirduvad. Kusjuures Poom ja Sepp on saanud ka okeid mänguaega, aga nad on seal nagu täiesti põhjasatsides. Aga ei, räägime, palju ise oled järgi. Mina ikka nagu siin, Saadi ka, Maibur ütleb, et Saadi ka, jah. 6 mängis. Sai ka vist paariks minutiks peale, aga ta on ka freshman nii-et. Saadi ma ei tea, aga ma tean, et Poom ja Sepp, nad on muidugi juba teist või 3. aastat. Kirsipuu läks minu juures. Kirsipuu ei ole enam Madalamal esimeses tasemel. divisionis. Kirsipuu mängib teises divisionis, mis on küll naljakas, sest ta mängis esimeses divisionis ja sai isegi normaalselt mänguaega. Aga eks tal on veits, millest me rääkisime, see Vassiljev, et tal on palju vaja nagu. Just. Aga ei, räägime korraks Veesaarest, Kriisast ja Vaaksust, kui sa pahaks ei pane. Jõuame kiirelt. Ei, ma ei pane pahaks, aga jah, aeg tiksub arvutelt. Jõuame rääkida küll. Kas ma arvan, et see nüüd, me oleme seda rääkinud palju, aga nüüd, kui me räägime Veesaarest, siis nüüd ilmselt ei ole liialdus öelda, et nüüd meil on tõesti eestlane on nagu ikkagi properly NBA marsuudil, et see, kuidas ta enne hooaega oli nendel NBA draft boardidel, see, kuidas hooaega on alustanud, on üle ootuste pigem. No ootuste pärane, hästi alustanud. Pigem üle ootused. Või no jah, oleneb kelle ootused. Et ütleme nii, et üle siis nii-öelda selle... ta on ikkagi selge sammu edasi teinud, et sa ei tea kunagi ju, kas keegi teeb seda sammu või ei tee. Et ma väidaks, et kui siin nagu mingid suuremad vigastusi ei tule, siis me räägime Henri Veesaarest. Ilmselt see küsimus on see, et kas ta on esimese ringi valik või ta on teise ringi valik. Et kui ta on esimese ringi valik, siis tal on garanteeritud 3 aastat NBA-s, mida me kõik ilmselt loodaks. Teise ringi valik... Tegelikult ei ole, see on 2 aastat vist. Okay. Aga küsimus on lepingus, see, mis see reaalselt tähendab, see on juba, on seal neid ka first round pick'e nii-öelda maandunud kuskil G-liigas ja siis me ei ole neist enam kunagi kuulnud. Aga selles laastus see on nii-öelda worst case, millest me räägime. Me ju räägime, et ta on first round pick, kellest võib-olla hiljem tuleb NBA parim mängija. Aga lihtsalt kui me mõtleme nüüd, et ongi, et Veesaar ju laias laastus Eesti korvpallipublikule põhimõtteliselt nagu tundmatu, et ta siin koondisest on väga mingi üksikud mänge teinud, enne kui ta läks, ta oli Real Madridis, noorena oli ära, siis ta läks USA-sse, siis seal ta redshirtuse aasta, nüüd ta nagu USA-s olnud ja nüüd siis läheb NBA-sse, et mis sa nagu Eesti korvpallikoondise mõistes ka, et see ongi see ütleme Eestil, kui MM-il asja ei ole, siis põhimõtteliselt on iga 4 aasta tagant on ühe korra võimalus teda põhimõtteliselt nagu näha. Et mis sa arvad, kuidas see nagu võrreldes nagu Martin Müürsepaga, et ma täiesti näen, et see on reaalne, et ta teeb parema karjääri NBA-s kui Müürsepp, ma arvan, see on täiesti pigem tõenäoline, aga mis sa arvad, kuidas see nagu Eesti korvpallipubliku armastus tema vastu, kas see tuleks siis samasugune või see on pigem...
ei no, eks ta peab ennast koondises tõestama, et aga seda ma räägingi, et siin nagu see, väga raske on nagu... no siis ta peab oma selle ühe aasta, kui ta tuleb, siis ta peab selle võimaluse ära kasutama. Tegelikult on ju ka, kui ta läheb NBA-sse, siis on ju ka see suvine aken juuni lõpus, kus ma ei ole mingit põhjust, miks ta ei peaks mängima. Ja kus saabki proovile võib-olla panna seda, kui suur see soov on koondist esineda. Jah, et jah, no eks tänapäeval mehed on kõik veel rikkamad ja koondises mingit raha nii-öelda otseselt ei teeni ja et see on nii-öelda siis auasi, et jah, no see armastus tuleb ikkagi jah, ma arvan, ta peab seda tõestama koondises, et puhtalt selle NBA mängude pealt nagu no siis ta nagu peaks olema kõvem tegija seal, et kui ta seal NBA-s istub pingi peale koondist esindama ei tule, siis lõpuks Eesti rahvas ei hooli sellest, et ta seal mingit suurt raha teenib kuskil pingi peal. Aga üks mees, kes on ammu juba Eesti rahva hinge pugenud, on Stefan Vaaks, kes on ka üle ootust hästi alustanud. Välja arvatud ühe meie Discordi vaataja Bostoni. Mis järjepidevalt ütleb Vaaks ja Anderit. Boston ja Andres Sõber on kaks meest, kes ei usu. Boston ja Andres Sõber. Vaaksu, kes on ka väga hästi alustanud. Ja ma lihtsalt tahan nagu... Mul on praegu niisugune tunne, et ma ei suuda seda Vaaksu puhul adekvaatselt hinnata, et kas nagu Stefan Vaaksi puhul me räägime ka reaalselt nagu mingisugust NBA šansust, sest et siin on ilmselgelt... No mingi šanss on tal absoluutselt. Mina olen sellisel arvamusel, et, nagu, et see võimalus, et ta mängib NBA-s on väga reaalne, nagu, et see on nagu nullist kõvasti kõrgem ja ma paneks selle protsentides kindlasti kahekohaliseks, et me ilmselt kuskil 30-40%. Ja kas sa näed, et see siis peaks olema siis peale teist? Ma saan aru muidugi, üks asi on see, et Vaaksu tase, teine asi, mis ta räägib, räägib selle vastu, et Vaaks ilmselt ei ole see mees, kes tahaks sinna kuhugi two-way lepinguga mingi tiksuma jääda, kui ta saab sama palju raha kuskil Euroopa tippliigas. Miks Euroopa tippliigas? Siin on ju päris asi, et isegi kui ta ütleb, et tal on mingi šanss, et ta läheb teises raundis, siis ta võib sinna ülikooli jääda ja saab raha. Ja no ja okei, see selleks, me ei räägi nagu siin 1, 2, 3 aastat, vaid nagu pikas jooks, et kui tal see ülikooli kui tal see otsus on, et siis ma arvan, et ta pigem tahaks nagu Euroopasse tulla ikkagi kossu mängima, et võib-olla vähemalt ta ise on väljendanud, et ta ei ole ise sellest NBA-st nagu nii vaimustuses on. Ta ise väljendanud nii vähem kui aasta veel tagasi, et ta arvab, et tema jaoks ei ole NBA üldse reaalne. Jah, aga ma saan aru, et no see mees oli ka 2 aastat tagasi seal Viimsis siuke, ta ju Grammos, kas ta punktide arv mitte ei suurene, kui ta läks Viimis, see on nagu väga šokeeriv, et ta nagu ma ei teagi, ma ei oska öelda, kas ta siin on veits nagu kasvu juurde. Viskas seal kahe Viimsi hooaja vahel viskas kasvu juurde, pluss seal oli suur draama, et ta ei läinud noorte koondisesse, U20 koondisesse, siis ta võttis selle suve, kus ta siis nagu sai nagu jõudu ka juurde. Ei, mulle Plus tal on need kabariidid olemas, NBA kabariidid. Ma nagu mõtlen ka, kui ma vaatan, kuidas Vaaks nagu liigub, kuidas ta palli käsitlus ja nagu selline füüsilis on nagu... Visketunnetus, üldse selline feel for the game. Viskega tal on vaja veel tööd teha, ma ütleks, see on tal üks nagu koht, mis kindlasti peab paremaks minema, et tal need kolmesed on seal pigem kuskil 30% kandis, et ilmselgelt tal võtab võib-olla vahepeal veits raskemaid viskeid. Need on väga hea viskaja, lihtsalt see shot selection on... No ma ei tea, ta vabakad oli talle 70% ja kolmest... Mis ta vabaviske%? Ikka üle 70. No ikkagi, ei ole eliitne, ta ei ole ikkagi selline... Ta ei saa lubada endale seda, et ta on pure shooter. Jah, seda mitte. Ei, ta ei ole kunagi, aga... teda ikkagi nähakse... Selles mõttes Luka on hea võrdlus, et nagu võib-olla, et tal oleks vaja ikkagi... Stefan Vaaksi vabaviske protsent eelmine aeg oli 74. No... Ja nii oligi. Et no okei. Võiks parem olla. Võiks parem olla, jah. Seal ei ole FIBA mänge sees, mis tal Euroopas on? FIBA Europe Cupis oli 80%. No okei, siuke tubli keskmine, et mina arvan, et tal on viskes, füüsilist ilmselgelt seda aastatega teeb trenni ja ma arvan, seal USA-s eriti, et ma arvan, et see nagu tuleb pigem nagu naturaalselt, aga jah, tööd on vaja teha, et... Kasiino patroonile vastus, et sel hooajal umbes 10 on minu vabaviske protsent, et ei taha kuidagi minna. Aga tööd tegema. Aga kuule, me oleme jube pikalt, et võib-olla ikkagi teeme panused ära. Tahtsin veel Kriisast ka rääkida, aga vist ei ole midagi rääkida. Vabandust, Andres, sa oled nii kaua oodanud, et oma panust saaks teha. Aga mul ei ole väga panuseid, et kas... Sa ei panustagi või? Ei, no midagi peab ikka võtma, aga Kristjan äkki... Soovitad midagi? Paneme MMA-s äkki või? No paneme. Sean Brady või? Suur MMA tulemas. Väga suur MMA tulemas. Tegelikult siin on neid päris palju neid erinevaid nii-öelda asju, mis meeldib, et
nii ka main event. Mulle meeldib Sean Brady, noh. Aga jah, paneme Sean Brady, aga tegelikult ka siin on ilmselt islami finišid ja ka suur purakamees Carlos Prates, et tema võiks knockouteerida oma vastase ja mingid selliseid huvitavaid asju on veel, kus võiks huvitavaid panuseid leida, aga muidugi ka meie longshoti sõpradele, et ma nüüd ei julge seda perekonna nime hääldada, aga Meershire't round 3 submission on suht nii-öelda must bet iga kord, kui see mees fighib, et on... No see peaks ilmselt koefitsient peaks olema mingi 30 kandis, ma eeldan, et... Aga kes siis MMA kommuunis on natukene... Kes on MMA kommuunis natukene sees, siis teab, et selle mehe nii-öelda need round 3 submissionid on suht legendaarsed panused, mida by default võetakse, et on päris mitmel korral suutnud selle ära pullida. Ta on muidugi vist veits järgi olnud see viimastel aastatel. Seda küll, jah. Aga sümboolsusest tema vastu ja austusest tema kunagiste hiigelesituste kohta. No ei, selge. Jah. No, meil on siin oma nii-öelda panused targemate meeste järgi tehtud, et tavaliselt nagu neid väga palju siin ei räägi, aga Brady on üks sõuke, mis meeldis ja ma ise olen jah, kui siin räägite veel sellest main eventist, et siin räägitakse UFC-s oli üks fixed fight põhimõtteliselt siin 2 nädalat tagasi. Panus selle peal, ma tean. Ja ka mul oli seal panus jah, et ma õnneks sain seal vastu võtta, ma võtsin vastase round 1 finiši 12 koefitsiendi, et ma sain seal tegelikult isegi väikse profiti, aga jah, seal osad bookmakerid isegi pinnakil oli seal voidinud mõlemale poole, mis on suht huvitav otsus, millest me võib-olla kunagi hiljem saame rääkida, aga jah, konkreetselt sellest nädalavahetusest siis Eesti ajajärgi ilmselt pühapäeva väga vara hommikul, et New Yorgis see on, et mitte nagu liiga heal ajal, aga jah, ma ei tea, mina arvan, et islamil on pigem nagu kerge võit, et siin on räägitud küll, et läheb kaal üles ja küsimärgid ja mis see Jack seal enam-vähem suutis selle Belali vastu nagu hoida, aga islami see ground control on ikkagi nagu teisel tasemel, et tegelikult ju Belal suutis ka teda maha viia, aga Jack lihtsalt sai üles kogu aeg. Aga ma arvan, et kui islam nagu, islamil on see kontroll seal all kõvasti parem ja et pigem ta seal submissioniga, ma arvan, grindib ära selle 2-3-4, et võib-olla ühe raundi äkki Jack nagu suudab ära hoida, aga edasi mitte. Ja ma võib-olla ka lisaks, et see, kuidas üldsegi, ma arvan, et see kaalufaktor on suht overrated praegusel juhul, et see, kuidas ikkagi väga kalkuleeritult see ülesse liikumine toimus, et ta ikkagi väga kaua valmistas ennast selleks ette, ta nii-öelda loomulikult tõstis oma kehakaalu ja nii-öelda tema see frame nagu on laiem kui varem, et ma arvan, et see on nagu veits ülehinnatud sellisel juhul võrreldes sellega, kui nüüd mees on terve karjäär ühel kaalul fightinud ja umbes mingi, ma ei tea, 6 aega hiljem läheb, fightib kuskil kõrgemal. Ja lisaks veel see, et mees on ikkagi olnud, kui nüüd selle Volkanovski esimese fighti välja jätame, siis põhimõtteliselt ikkagi flawless nagu terve karjäär, et ülivõimas välja näinud kõikides elementides ja ma ise tegelikult on ainuke asi, mis islami kohta öeldakse, et tahaks näha Topuria vastu seda, ilmselt see oleks UFC ajaloo võib-olla üks vingemaid nagu fight. Jah, mina arvan, et Topurial on suurem võimalus kui Jackil, aga seda muidugi 155, et Topuria ilmselgelt 170-sse ei lähe. Tal ei ole seda, ta on liiga pisike. Ei, no ta on liiga pisike. Ta muidu läheks liiga laiaks külge. Ja no ma ise muidugi reaalselt arvan, et islam ei ole nõus enam alla tulema. Pigem on raske see. Ma saan aru, et ta ütles selle kohta ise, et umbes köhige mingi miljoneid, et siis vaatame, et ma ei usu, et Teina selle õnge läheb. Aga räägime siis Oskari sinu panustest. Mina olen NBA propsidele, et ma proovin siis vähe kiiremini. No sa võid eelnud 2 ma seekord. Ma panen siis seekord ka 2. Noh, tavai. Okei. Aga mul üks meeldib rohkem, ma panen sinna sotte teisele 50. Aga okei. Mis 170? Ja, tavai. No mis sul mureks oli? Mul ei ole midagi mureks. Minu mure on ainult, et aeg tiksub. Inimesed tahavad jalkat minna vaatama. No teeme kiiresti, sest ma pikka juttu ei pane. Siis võta Toronto Clevelandi mängust, võta kaksikduubel Jakob Pöötel
3,78 koefitsient, seda on isegi, ma tean, mujal saada 4 koefiga, et võib-olla mujalt saab paremini, aga laias laastus mees on 2 korda järjest ära teinud, see liin on ilmselt all sellepärast, et ta on nagu sihuke average'id on sel ajal all, see on natuke ka minutites tehtud, aga see on topelt. Sa paned siia player DD ja siis ta leiate. Ühesõnaga, eelmine hooaeg tegi ta täpselt pooltes mängudes selle ära, kui keegi ütleb sulle, et selle eest saad 3,78 koefi, siis sa oled väga happy, loomulikult sul vahepeal See oli 100 või? Ja see on seda. Mingid asjad muutuvad, aga nüüd mees on 2 korda järjest ära teinud, et liigub õiges trendis, ma arvan, et see on hea. Pluss Cleveland, küll ei ole hea match-up, aga näiteks lauapallides on tegelikult tsentrid teiste vastastsentrite vastu isegi top 5 ära antavates lauapallides. Muidugi punktides on natuke teistpidi, et võib-olla see häda tuleb rohkem punktides kui laudades, aga sellise koefiga peab seda võtma. Ja teine asi, ma olen nagu pikalt spordi panustanud, pikalt propsidega panustanud. Üks asi, millele ma jään alati truuks, on see, et Enes Kanter. Ei, mitte Enes Kanter, aga üks asi on see, et ikkagi ma ei karda kunagi minna vastu sellele, kui miski on nii outrageous, et see lihtsalt ei ole usutav. Ehk siis väga pikalt NBA-s mänginud Grayson Alleni under 2,5 3-st 2,88, aga ilmselgelt mees on, ma ei tea, siin eelmine mäng pani mingi 10 või ma ei tea mitu ja 5 mängu järjest üle 4, vähemalt 4 panda, aga puht pikaajaliselt statistika näitab, et see lihtsalt ei saa olla. Arvad, et see on lihtsalt selline paari mängune võib-olla mingi hot curve ja tegelikult see reaalsus langeb jälle alla. Nii on, et statistika näitab, et lõpuks need asjad nagu peavad alla tulema ja et kas see tuleb alla nüüd homme, ülehomme, ei tea, aga Maarja ütles, et ETV-s juba ülekanne käib, nii et paneme ruttu kombo teele, loos käima ja siis inimesed saavad näha seda, kuidas on ainult 2 varianti tänases jalkamängus. Kas seiseb 0-0 või 10 või vähemalt 4. Kui keegi tahab pakkuda Discordis koefitsient, et Veesar või Vaaks jõuavad NBA-sse, siis ma olen huvitatud. Tahad ise pettida neid? Kes ei usu seda? Jah, või paluda Kuulbetil üles panna, aga jah, aga me veel teeme kombot. Ma vaatame siis kiirelt ära, mis me selleks koefitsiendiks saame. Ma saan aru, et pane sinna see Pöötel, sa ei pea mõlemad panema. Ma seda Grayson Allen, et pane see rikub ära selle kamba. Okei. Sina arvad, et tuleb? Ma arvan, et tuleb over 2,5. Okei. Ja siis läheme spreediga. Aga mingit alt spreedi ei taha panna sinna? Ei taha. Ei taha. Game's the game. Läheb 50 peale, palju tagasi tuleb? See on köömes. See on easy money. Okei. No teeme nii ja lähme loosima. Nii, kuna kell on palju, siis pikka juttu ei ole. Martin tuleb super mingid joogid, et seal tuleb suuskadega, suusaaeg avatud juba või? No miks mitte? Vanasti oli küll, aga seda minu arust on talisporti on edasi lükatud. Globaalne soojenemine rikub. Tegelikult see on väga hea, et ma tegelikult eile käisin just kinos Kindrali vaatamas, et ilmselt on võidusuusad kellelgi siin jalga pandud ja kõiksugu jõuaineid on keha täis. Mootoriga suudab. Siin on mootoriga, et lendab ekraanilt minema. Enne meie silmad, meil oli siin mingi kasutaja vaatamas nimega Kiire Tigu. Et ta sai, tea, kas ta sai eelmisest sellest saatest inspiratsiooni. Ja paneme stardi käima. Suuskadega, tal on täna vale nimi. Vaatame, kes siis... Ja siin nagu algab kohe... Kellele Mati siis on? See tundub ohtlik võistlus. Väga tihe, väga palju rahvast on seal mäe peal. Kalevi poeg ütleb Lebovin, see oleks siis kolmekordne võite, ma saaks aru. No ametlikult 2. Ansip on kohal, ei ole trennis. Kohver 2-2-2 ka, et kas on siis 5-. John Jones on minu meelest vähemalt korra võitnud. John Jones on double champ ikkagi, jah. Ja nagu ütleks Lembitu Kuuse, siis olemegi jõudnud lõpust. Tuleb. Eyes on Blinds, kas tõesti? Ei, tulevad. Ja Messi. See on Messi. Ballon d'Ori võitja. See on Messi võit. Uskumatu. Uskumatu Messi. Uskumatu. Palju õnne Messi, aplaus ka. Aga kas mees on kohal? Aga kas mees on kohal? Ei tea, tal võib-olla valmistub mänguks ette siin. Minut jookseb, mees jäi praegu siin Att Suvarit kuulama seal ETV stuudios tundub. See on nagu topeltkaristus. Reactis alles, et ilmselt on siis olemas, aga... Mina pole Reacti veel näinud. Kas me teame, mis ta Twitchi konto on? Ma ei tea üldse, kellega tegu on. Mul praegu on... Messi on jalgpallur, kui sa...
ma ütlesin, ma ei vaata sul on jalgpalli. maailmameister isegi. Milles? Jalgpallis. Suusatamises. Ronaldo, Peter. Aga tundub, et kas tõesti taaskord... Aga kas tõesti niimoodi see 5 sotti jäi dopinguga vahele? Kas sa tahad juba spoilida, kes teiseks see? Tundub, et jah. Paneme ette ja, et kes siis saab, kui... See oli see broke boy või? 2 brokenit on osalemas või? Paneb uue ringi, mul parem määre nüüd, okei. No Messi tõesti ilmselt ei ole vaja jah, et selle ajaga, mis ta siin sisse logiks juba oleks, aga 1 broken. Aga nüüd tõesti on 2 tükki läinud. Ja anname järgmisele. Broken on 1., 2. ja 4. Siin on... Oi. Broken on nüüd olemas, aga siin on, see on skandaalne muidugi. See on skandaalne. Mis Martin ütleb? Martin ütleb, et tuleb uus reis. No me teeme uue reisi. Kuna meil on ikkagi vähemalt 5 minutit lahti löögine aega, siis ja läheb siit. Kõik on nõus, teeme uue. Kõik peale siis... Siin on tegelikult isegi veel jah, et siin on viimased 3 on kõik vist on topelt. See Ercold ja Evatrik on ka, et konspektid on ka meil täitsa sassi. Tundub, et ka korraldajatel on ikkagi see... Ja see on nagu see UFC fix on jah. Jah. Nii, aga Andre, lahuta inimeste meelt. Oota, see Evatrik on ka topelt. Ta on mingi Severmaa, Martin. Nii, aga nüüd tundub, et on... Keegi ütles, et puudu on, nickname on puudu. Kas keegi on veel puudu? Siin muidugi inimesed juba süüdistavad skämmiga, et hoidke alt, ma tulen teile kahjunõudega ukse taha, et kas ma olen? Olge ettevaatlikud. Ei näinud. Limpa ei näe ennast. Nüüd hakkame ükshaaval siis üle kontrollima, et kas limpa on olemas. Limpa on olemas. Okei, viimased võimalused protestida ja kui nüüd midagi sassi läheb, siis see käib lihtsalt mängu juurde. Ja nüüd võidab Super Mario. Paneme selle siis, või tahame veel midagi üle vaadata? No kas meil on kõik õiged? No ma arvan, et peab olema. Mis see ütleb, nickname on puudu? Ma ei tea, kas see on nickname. Ma ei leia ühtegi nickname'i. Nüüd veel siin stardi protokolli kontrollimine käib. Praegu on ikkagi Varr vaatab asjad üle korralikult. No ma nägin ennem, kui ta postitas. Ta siin on kasutaja nimi mingi name. No, kui ei ole Twitchi kasutaja. Nii. Twitchi kasutaja on kirjas. Oleg 5555. Oleg 5555. Ta kirjutas selle. Okei. Ta on siin on olemas. Nickname ei ole, ütleb Oleg 555. Jah, tundub, et on vahele jäänud. No lisame siis Olegi ka. Siin on... Ja läheb. Remi haidab ka oma nime näha, no nüüd on hilja. No näitame Remi Haiga tema nime ära ja siis tõesti anname stardi, kui me... Millal tundub, et siin on mingid konspektid sassi läinud. Täitsa lappes. No kõik kirjutavad, et ei ole nende nime. Ma ei saa aru, kes on 45 nime. No... Ma ei oskagi siin tead otse-eetri võlud, et siin Ristot peale. Nüüd juba rahvas kõrdi lihtsalt trollib. Siin... Kas see kõik on ennast õigel ajal ka kirja pand? Ma igaks juhuks kontrollin, et 18.30 oli meil see piir. Et teeme pärast selle reisi pärast saadet. Ühesõnaga... Ma teen video sellest ja siis teeme auto. Ühesõnaga, sel korral erandkorras toimub loos peale Eesti-Norra mängu. Me paneme lingi, kus seda loosi otseülekandest saab vaadata. Otseülekannet ei tule, video tuleb. Tuleb video. Okei, tuleb järelvaatamisvideo. Postitame selle Discordi Kuulbetimäe alarubriiki. Vabandame. Tehnilised viperdused. Esimest korda. Me mängime esimest korda, juhtub vahepeal ka meil. Jah, andke andeks. Ärge kahjunõudeid saatke ja kohtume. Oota, me peame 25 ikka ära andma. Ma mõtlesin, et jätame kõik tühjadega pihkudega. Okei. Okei, anname kiirelt 25 ära, siis saate lõpetuseks meil on täpselt 1 minut aega. Seda enne kui Eesti-Norra mäng hakkab. Kristjan, sinule meeldis üks väga.
ja juba varem kiidetud Maiburi panus. 0-0. Jah, ei olnud 0-0, see oli vead. Vead, jah. Okei, Maiburi, pane Visper, sina saad 25 eurot. Ja Andre? Mina tahtsin ka talle anda. Sa tahtsid ka talle anda? Aga ma pakun välja, et anname kellegile, kes on ikkagi südikalt postitanud, aga postitused ei ole väga head nagu olnud, aga Roosa Blondu pole saanud enne. Ei ole saanud? Martin, kinnitad? No viimase aasta jooksul kindlasti. Okei, palju õnne, Roosa Blondu, sina saad teised 20. Teised 25, ei ole muidugi ta Roosa Blondu. Okei, siis Roosale Blondule läheb 25 ja saamegi öelda, kell on veel 18.59, et suutsime enne mängu algust saate lõpetada. Aitäh teile, kohtume ka nädala pärast.